I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, we'll meet again. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise, I suppose. If you will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, we'll meet again. Oh, shaboom. Suurim on Mekkas, Saudi Araabias, teine Casablanca, Marokos ja kolmas on Abu Dhabi mošee siinsamas Abu Dhabis. Ta valmis 2005. Kõik väljas ja sees on ta kaetud valge marmoriga. Seda valget marmorit on meil toodud siia Makedoonias, Indias, Itaalias, kõik ilusamad kohtades. Me olemegi jõudnud selle mošee pea sissekäigu juurde, nii-öelda peavärava juurde. Te näete, meil on hästi palju lillemotiive. See, kes selle mošee siin disainis, tema idee oli tuua tagasi selle mošee arhitektuur võimalikult Islami algkunsti juurde. Islami algkunsti juures on kõige tähtsam ongi loodusel. Mis on tava, mis on väga oluline teada Islami kunstis, me ei kujuta elusolendit. Ehk kõigil, millel on hing, me ei kujuta. Tänu sellele me näeme väga palju lillemotiive, kuid mitte ühtegi nii-öelda nagu inimese või looma kujutusega motiivi. Te näete, selle mošeed on 4 suurt torni on kõrvad. Need tornid on minaretid. Minaret on siis torn, kus kutsutakse head inimesi palvusele. Maailma esimene minaret oli palmipuu, et poisronis palmipuu otsa kutsus kogu küla palvetama. Tänasel hetkel keegi enam üles ei roni, et meil on kõik nagu tehnika peal, meil on kõik mikrofonide ja ruuporite peal, aga ideaalis võiks olla ühel minaretil 99 aastat, sest me usume, et Jumalal on 99 ilusat nime. Ehk et iga astme peale astudes me peaksime ühe ilusa Jumala nime nimetama, et jõuda minareti. See on ideaali. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله alguses tuli väike grupp Liivaasis Abu Dhabisse ja nad osasid ka antud piirkonna Al-Bateen piirkonna, mis oli väga sobilik kalapüügiks ning ka pärlipüügiks. Ja siin ka siis valmistati nii-öelda kalapaate, pärlipüügipaate ja käidi merel pärleid ja kalu püüdmas. Et enne veel, kui nafta avastati Abu Dhabis 60 aastaste lõpus, oli peamine riigi sissetulekuallikas pärlipüük. 95% kogu riigi sissetulekust tuli pärlipüügis. Ja tahan siinkohal kindlasti ka teile ära mainida ja kinnitada, et rikkaks ei saanud kindlasti mitte see pärlipüüdja, vaid rikkaks sai eelkõige ikkagi
pärlipüügi nii-öelda see kaupmees, kes neid pärle siis vahendas. لك الحمد يا إلهي بما جعلت النيروز عيدا للذين صاموا في حبك وكفوا أنفسهم ما يكرهه رضاؤك أي ربي